Minu nimi on Jesper. Te vaatate saadet Meie inimesed. Täna on meil külas Eesti parima koolitelevisiooni peatoimetaja ja loominguliselt mitmekülgne noor Karl-Robert Kurm. Tere! Sinu kohta on igati sobilik öelda kui loominguline ja aktiivne noor inimene. Ma käisin sinuga koos sinu kitarritunnis ja sinu laulutunnis ja mul on õrna aimu, et sa sellist asjadega tegeled. Kuidas sa jõudsid üldse laulmise või kitarri mängimiseni? Kitarri mängimiseni jõudsin kuskil 5 aastat tagasi ja seda tänu oma klassivennale, kes vaikselt kitarrit tinistas. Ja siis ta õpetas mulle selle loo Smoke on the Water ära, mida ilmselt kõik kitarrimängijad esimese asjana õpivad. Ja siis õppisin ära ja sealt see pisik nagu külge saigi. Ja siis hakkasin ka mängima ja laulmisega nii, et ma pole kunagi tahtnud nagu laulma hakata otseselt, aga kuna nagu kitarrimängijal on nagu iseenesest nagu natuke kohustuslik isegi osata kas või oma kaaslauljat saata mingil viisil lisaks kitarri mängimisega nagu ka häälega. Et siis ma nagu õpin nagu natuke laulma lihtsalt. Sa mängid küll kitarri, aga sa oled mõelnud ka teiste instrumentide peale või oled sa varem mänginud mingeid teisi instrumente? Ma tõesti keskendun nagu peamiselt ainult kitarrile, aga klaveri klimberdamisest olen ka natuke aimu saanud. Kodus proovin natukene niisama mängida ja vend mängib trummi ja siis vend õpetab natuke ka trummi mängima. Kas sa oled mõelnud tulevikus tegeleda laulmise või kitarri mängimisega või pigem selline hobi korras? Kitarri mängimine jääb kindlasti elusse nagu elu kaasa. Ja laulmise kohta võin öelda nii palju, et nagu professionaalseks ma just lauljaks nagu otseselt ei plaani hakata, aga eks natuke ikka. Ennist me rääkisime sellest, et sa oled Eesti parima koolitelevisiooni peatoimetaja. Et ma tahakski rohkem sellest teada, et mida kujutab endast peatoimetaja töö? Peatoimetaja töö peamiselt kujutab endast hästi palju organiseerimist ja inimestega rääkimist. Ja kui see nagu välja ei tule või kui seda nagu inimene ei oska teha, et siis on see suhteliselt keeruline. Ja see peatoimetajaks olemine kindlasti, see on siuke, kas just kooli mõistes üsna vastutusrikas, aga ikkagi siuke kogemust andev. Mis asi on sinu jaoks meedia? Ma saan, et meedia on väga lai mõiste, aga et kas see on sinu jaoks rohkem filmide tegemine ja reklaamklippide tegemine või üleüldiselt, mis see sinu jaoks on? Meedia on minu jaoks pigem filmide ja reklaamklippide tegemine. Kuna ma olen meediatunnis sai see pisik nagu alguse, kui aus olla. Ja siis see nagu külge jäänud. Ma olen ka mõelnud siis ajakirjanikuks olemise peale, aga see ei tõmba nagu kohe üldse. Et pigem just filmide ja reklaamklippide tegemine. Mitu filmi või reklaamklippi sa teinud või oled sa hiljaaegu millegagi valmis saanud? Reklaamklippe oleme teinud kuskil 2-3 tükist. Hiljuti valmis stuudiumi reklaamklipp, mida näeb varsti ka Sinamanis. Ja lühifilmi oleme teinud ka paar tükki. Neist ei ole küll nii palju asja saanud, aga... Kas meedia on see, mille läheb tulevikus põhirõhk, ehk on see asi, millega sa kavatsed ka mitmete aasta pärast tegeleda? Ehk siis, kas sellest saab sinu töö? Kui kõik minu plaanid täituvad selliselt, nagu ma olen nad endale seadnud, siis kindlasti nii muusika kui meedia saavad olema põhiasjad, millega nagu tegelen. Sa ennist mainisid, et sa teed lühifilme ja reklaamklippe. Ja üks reklaamklipp, nagu ma aru saan, on varsti Sinamanis välja tulemas. Aga kas sul on ka praegu plaanis mõni uus lühifilm teha või mõni reklaamklipp? Lühifilmide kohta ma ei oska väga kindlalt öelda, et midagi tulemas on, aga reklaamklippide koha pealt on mõtteid liikunud küll. Et mis ja kuidas seda eks varsti kujuneb välja.
kuidas sul üldse pakuti sihukest võimalust teha Cinamonile reklaamklipp? See on tegelikult tutvuste kaudu, kui nüüd aus olla. Et mitte Cinamoni koha pealt, aga just nagu selle firmale, kes me tegime, kellele me tegime. Et stuudiumile, kirjastusstuudiumile tegime videoklipi ja reklaamklipi ja siis nad otsustasid, et nad panevad selle nagu ka siis kuskile laialdasele riigile jooksma. No, minu meelest on see suurepärane võimalus ennast näidata ja tõestada. Seda kindlasti. Mida on sulle andnud selliste lühifilmide tegemine või reklaamklipide tegemine või kuidas sa oled ennast arendanud selle käigus? Ma mäletan, kui ma alustasin sellega nende klippide tegemisega üldse, siis tundus nagu juba võõras ja siuke peale sunnitud teema. Aga see nagu justkui kujunes välja siukseks mõnusaks aja viitmiseks tol hetkel. Ja sealt omakorda siis hakkasin ka vabatahtlikult tegema. Ma küsiksin meie viimase ja ma arvan, et kõige põhilisema küsimuse, et kus sa näed ennast 3 aasta pärast? Nii nagu ma enne ütlesin, siis kui kõik plaanid täituvad, siis arvatavasti järgmises koolis BFM-is, aga eks ta näis, kuidas see välja kujuneb. Aga aitäh, Karro, et sa tulid ja loodan varsti kinno minnes näha sinu reklaamklippi. Teeme nii. Kohtume 3 aasta pärast. Kohtumiseni.